võimalik siis seda salvestust järgi vaadata. Nii, aga alustame. Tere kõigile. Mina teen siis väikese lühida ülevaate sellest, milliseid taotlusi me Matic konkursile ootame. Miks me seda kõike teeme? Meie suureks eesmärgiks on see, et Matic-õpe jõuaks igasse Eesti maakonda. Meil oli eelmisel pool aasta lõpus oli esimene konkurss selle Matic-õppe konkursi raames. Paraku läks sellega nii, et me ei saanud kõikidest maakondadest endale partnerit ja seetõttu on meil välja kuulutatud täiendav konkurss, et leida siis partnereid nendest maakondadest, kus esimeses voorus partnereid ei leitud. Ja kui te seda loetelu siit slaidi pealt näete, siis see loetelu on päris pikk. Mida me ootame? Me ootame oma partnerit, et ta looks kas siis 3. või 4. kooliastmes Matic kas õppemooduli või suisa gümnaasiumis on võimalik luua ka õppesuund. Ja sinna juurde siis ka vajaliku õppevara, kui seda õppevara juba muul moel ei ole võimalik leida ja taaskasutada. Nii. Eks see suur eesmärk ole see, et meie noored oleksid juba varakult ehk siis põhikooli lõpus gümnaasiumis kursis sellega, mis asi on Matic ja läbi selle võib-olla ka teeksid oma edasise õpingu teel teadlikuma valiku ja valiksid julgemalt, teadlikumalt inseneeria suunda või siis muidu loodus- ja täppisteaduste valdkonnaga seotud eriala, kas siis kutseõpingute raames või kõrgkooli õpingute raames. Ja selleks, et see koolis loodav Matic-õpe oleks jätkusuutlik ja jääks sinna kooli pidama, siis me ootame oma partnerilt, et ta oleks selle Matic-õppe sidunud oma kooli õppekavaga. Ja lisaks sellele, kui me räägime sellest praegusest konkursist ja sellest projektist, siis see projekt on eelkõige tõukefond, tõukeelement selleks, et koolil oleks ressurssi välja töötada oma õppekavale sobilik Matic, kas siis moodul, kursus või suisa suund ja sealt edasi saaks kool seda siis aastaid ja aastaid rakendada seni, kuni meil jõuavad noored insenerid nii kutseharidusse kui ka kõrgharidusse. Mida me oma partnerilt ootame? Me ootame, et ta töötaks selle Matic õppemooduli välja, et ta selle väljatöötamise juurde kaasaks ka mõnda teist üldhariduskooli ja meie poolt pakutavatel kas koolitustel või seminaridel oleks vajalik osaleda. Lisaks sellele siis ootame oma partnerilt, et ta kaardistaks, koondaks ja vajadusel koostaks digitaalset õppevara, mis seda Matic õppemoodulit toetaks. Ja kõike seda tuleks siis ka katsetada koolis, et vaadata, kuidas ta päriselt tööle läheb ja vajadusel teha siis arendustegevusi, et seda veelgi paremaks muuta. Kuna meie sooviks on see, et need projektid oleksid hästi eriilmelised ja sealt tulenevalt siis ka see nii-öelda levitamine või selle õppevara avalikuks tegemine ja ka selle õppekava struktuuri avalikuks tegemine võiks viia selleni, et ka teised koolid, kes võib-olla sel hetkel ei julge katsetada, ei julge proovida, saaksid enda koolide õppekavade loomiseks näidiseid. Ehk siis sealt tuleb ka selline nii-öelda avalikustamise nõue ja ka tutvustamise nõue nii siis oma kooli kodulehel kui ka näiteks sotsiaalmeedias või siis ajakirjanduses.
Ja kui me räägime taotlejatest, siis taotlejateks saavad olla nii era- kui ka riigi ja ka kohaliku omavalitsuse omanduses olevad üldhariduskoolid. Ehk siis meie partneriks saab olema üldhariduskool. See üldhariduskool omakorda võib kaasata või õigemini peab kaasama vähemalt ühe teise üldhariduskooli, aga ta võib kaasata juurde ettevõtteid, kõrgkoole, kutsekoole, huviharidusega tegelevaid asutusi. Et see, keda partner enda projekti teostamiseks kaasab, et see on siis projektis partneriks oleva kooli nägemus ja soov, kelle ta sinna valib. Kui me räägime sellest meeskonnast, keda me ootame, et meie partneril on, siis sellesse meeskonda kindlasti kuulub kooli juhtkonna liige, sest see tagab selle, et ka see matikaõpe jõuaks sinna kooli õppekava. Lisaks sellele projektijuhilt me ootame, et tal oleks teatav varasem projektijuhtimise kogemus. Jällegi selle mõttega, et see annab meile suurema kindlustunde, et see projekt õnnestub. Ja lisaks sellele on selles projektimeeskonnas koolist või siis partneriks olevast üldhariduskoolist õpetajad, kes katavad ära kogu matik ained siis, et seal on nii matemaatikaõpetaja, kunstiõpetaja, loodusainete õpetaja, tehnoloogiaõpetaja või siis informaatikaõpetaja ja lisaks siis õpetajatele ka haridustehnoloog või siis töötaja koolis, kes täidab haridustehnoloogi ülesandeid. Ja jällegi rõhudes sellele jätkusuutlikkuse soovile, oleme me pannud sinna nõudeks sisse, et nad peavad olema kooliga lepinguliselt seotud, et see projekt kestaks ka pärast rahastuse lõppu koolis edasi. Ja oleks ka läbi nende õpetajate selline võib-olla rohkem koolist lähtuvalt läbi mõeldud ja oma kooli jaoks disainitud matikaõpe. Nii. Kui meieni jõuavad teie taotlused, siis taotluste hindamiseks moodustatakse komisjon ja te leiate ka konkursi tingimustest kenasti hindamismaatriksi. Saate vaikselt vaadata, et kuidas teie siis taotlus võiks sellesse maatriksisse sobida. Meie hindame taotluse juures selle matikaõppe projekti visiooni ehk siis kuidas ta vastab meie konkursil seatud eesmärkidele, kuidas ta paigutub teie kooli õppekavva, kuidas te olete mõelnud, et matikaõpe lõimub teiste õppekavas olevate kohustuslike õppeainetega, mil määral on teie matikaõppes praktilist tegevust sees ja kui suure osa oma kooli õpilastest te olete plaaninud sellesse matikaõppesse kaasata. Et mitte võib-olla nii palju mõelda selle peale, et seal on 10 õpilast või on seal 800 õpilast, vaid kui suure osakaalu ta moodustab siis kas 3. või 4. kooliastme õpilaste arvust. Tegevuskava puhul hindame me seda, kuivõrd te olete läbi mõelnud sisu ja ka hindame seda, et kuivõrd need tegevused on teostatavad, mis seal tegevuskavas kirja pandud on. Eelarve puhul vaatame, et kas see eelarve on põhjendatud, kas see eelarve on seotud eesmärkidega ja hea oleks näha ka, milliseid kulusid te olete planeerinud partneri kaasamiseks. Iga hea taotluse juurde käib ka riskianalüüs ehk analüüsida riske, mis võivad teil ette tulla, et kui tõenäoline on, et need riskid üldse realiseeruvad ja mida siis on võimalik teha, et neid riske kas siis vähendada või kui päriselt on käes, et mis on need tegevuskavad riskide ilmnemise korral. Ja lisaks sellele siis
loeme teie taotlusest välja, mil viisil te teete koostööd nii oma partneriks valitud üldhariduskooliga kui ka teiste partneritega. Kuivõrd te olete läbi mõelnud oma praktilise tegevuse läbiviimise selle matikaõppe projektis ja kuidas te olete läbi mõelnud oma meeskonnaliikmete rollid selles projektis. Ja need on need, mida me hindame. Teie taotlusi ootame me juba 20. juuniks ja päriselt ootame neid pikki silmi. Taotlused saate saata HTM-i aadressile hm@hm.ee ja märgusõna sinna juurde, siis on kindel, et nad jõuavad õige isikuni. Mina omalt poolt täna ja loodan, et väga paljud teie hulgast mõtlevad, et nad kandideerivad sellel konkursil. Nüüd aga ma annaksin sõna Harno poole peale, kes räägib sellest, mis siis edasi saab. Elo, vaata, Kristi Kuusemets peaks olema meil. Kristi oli alguses kohal. Kristi, kas sa kuuled meid? Ma pean sulle mikrofoni äkki avama. Kohe ma püüan seda teha. Nii, Kristi, nüüd sa peaksid saama kasutada nii mikrofoni kui kaamerat. Nii, on mind näha kuulda? Väga hästi. Tere kõigile, mina olen siis Kristi Kuusemets ja hakkan tihedalt koostööd tegema nende koolidega, kes siis osutavad meie partnerkoolideks. Et mis täpselt edasi saab? Kui te olete kandideerinud ja kui te olete saanud partneriks, siis esimene asi, mis me ootame, on teie tegevuskava. Nii pikaaegne kui lühiaegne. Lühiaegne on siis kuni aastani 2026, mis te plaanite oma esimeste aastate jooksul teha ja mis üldse pikemas plaanis. Ja selle me põrgatame teiega läbi ja läheb kinnitamisele siis juhtnõukogus novembrikuus. Ja jooksvalt ega siin selles mõttes, et mis täpselt edasi toimuma hakkab, sõltubki teie sellistest tegevuskavadest, aga hakkame aktiivselt kohtuma, korraldame koostööpäevasid, koos loomepäevasid ning õpime üksteise kogemustest ja praktikatest ka. Et see on niisugune lühikene ülevaade, et meil on ka vahehindamised, aga võib-olla ma annan veel natukene Jutale Harno poolt sõna, et ta saaks mind täiendada, kuna ma olen nii-öelda ka värske lisand siia. Ja tere ka minu poolt, et võib-olla lihtsalt oluline lisada siin, et 5 matikooli, eks ju, tänaseks on olemas ja juurde siis peaks 15 kooli tulema ja me peame hästi oluliseks, et koolid omavahel saaksid ka kogemusi jagada, et see protsess on kõigi jaoks pigem selline uus ja palju leiutamist, eks ju, palju katsetamist, et sellist omavahelist jagamist, et see on kindlasti tegevus, mida me Harno poolt toetada tahame ja toetamegi. Ja Harno roll kindlasti on veel tegeleda ka teie kuludega, aga ma arvan, et see on koht, mida võib-olla siin ei ole vaja praegu täpselt nagu rääkida, et need koolid, kes lõpuks partneriks määratakse või valitakse, siis nende puhul nagu nii millised kulud on abikõlblikud, kuidas menetlusprotsessid ja kuidas need kulude taotlemised ja asjad käivad, et seda me teeme siis eraldi veel kohtumised ja räägime läbi. Aga ma nägin, et siin chatis oli ka üks küsimus, et millised kulutused on ja millised ei ole abikõlblikud. Et selles meetmes on põhimõtteliselt need kulud jaotatud selliselt, et on personalikulud, muud otsesed kulud ja kaudsed kulud. Et personalikulude ja muude otseste kulude all on kõik, mis on teie tegevuse elluviimiseks vajalik
ja meie need toetuse andmise tingimused ütlevad, ainukene asi, mis tõesti ei ole abikõlblik, on siselähetusega seonduvad kulud, et transport ja majutus, eks ju, et need tuleb partneril endal katta, kui need ette tulevad. Aga muude kulude puhul ei ole seal piiranguid seatud, aga ta peab olema otseselt siis seotud selle tegevuse elluviimisega ja siis teie selles samas tegevuskavas samamoodi siis kirjeldatud. Aga et seal ei ole jah väga konkreetseid piiranguid ja selles meetmes on veel ka ette nähtud 7% kaudseid kulusid, et kõik sellised nagu üldised administreerimised, mis ei ole võib-olla konkreetselt tegevuse elluviimiseks vajalikud, aga on vajalikud organisatsiooni toimivaks hoidmisega ja nende igapäevaste tegevustega, et teinekord on seal mingid raamatupidamiskulud või mingid muud sellised, et siis neid on võimalik katta sellest 7% iseenesest. Aga ma praegu ka võib-olla rohkem isegi ei oska nagu täpsustada, et see koostöö siis uute koolidega läheb käiku sügise alguses ilmselt ja üheskoos see tegevuskava selles mõttes, et kuidas need koostööformaadid ja asjad olema hakkavad, et koos Kristiga saavad need siis kokku lepitud. Meil on nüüd chatis mõned küsimused, et kas võtame need kõik koos ette ja püüame vastused leida? See selle infotuni mõte oli, et me peamiselt koguneme selleks, et vastata küsimustele. Väga hea. Kas taotlevad koolid võivad koguneda ka ühisesse konsortsiumisse, kus iga taotleja täidab suuremas vaates mingit ühte koostöist osa? Põhimõtteliselt saab meie partneriks olla igast maakonnast üks üldhariduskool. See üldhariduskool võib endale võtta juurde partnereid. Ehk siis taotluse saab esitada üks kool, aga ta saab ise oma tegevustesse kaasata teisi üldhariduskoole, huvikoole, ettevõtteid, keda ta soovib. Silmas pidades siiski seda, et see peab olema jätkusuutlik, et kui projekt lõpeb, meiepoolne rahastus lõpeb, et see oleks õppekava osa koolis ka edaspidi. Et seda tuleb silmas pidada ja et sellist mitme kooli ühisavaldust, et see on ühe kooli esitatav, et üks kool vastutab selle eest, et see projekt jõuaks tulemuseni. Siin on küll juba vastatud ka, aga võib-olla räägime selle kõva häälega üle, et kas mooduli maht on paigas? Ta on niimoodi mõeldud, et jah, seal oli ka üks viide sellele, et tõesti 3. kooliastmes vabatunni ressurssi on ainult 4 nädalatundi 3 aasta peale. Seal võib-olla on lahenduseks see, et lõimitakse, et mõeldakse läbi lõiming, kuidas seda matikõpet läbi siis kohustuslike õppeainete, võib-olla läbi nende praktiliste tegevuste saavutatakse. Me oleme eeldanud, et vähemalt 1 nädalatunni jagu võiks seda matikõpet olla, mitte siis igas klassis, aga nagu 3. kooliastme peale. Et selline kas ta nüüd miinimum, aga see on niisugune nägemus, et see võiks olla vähemalt midagi. Gümnaasiumis samamoodi kas valikkursus või valikmoodul. Valikmoodul võib juba koosneda mitmest erinevast kursusest, mis toetavad siis teineteist. Riskide hindamise maatriks on üsna avatud ja lai. Kas on täpsemalt teada, mis suunalisi riske hinnatakse ja kuidas? Hindama peab neid riske, mis võivad takistada eesmärkide saavutamist. Seal võib neid väga erinevaid olla, et kui kool mõtestab läbi need tegevused, mida ta teeb, seal võivad olla personaliga seotud riskid, seal võivad olla näiteks kaasrahastamisega seotud riskid, seal võivad olla võib-olla mingisugused muud tehnilised riskid, et me oleme tõesti jätnud selliseks avatuks, et mitte kinni kirjutada ja mida iga siis
osaleja näeb oma riskidena, kuidas ta neid hindab, ka seda tõenäosust just, et see risk üldse realiseerub. Võib-olla seal on väga madala tõenäosusega riske, mis ei pruugigi realiseeruda ja samas võib seal olla selliseid riske, eriti kui võime näite tuua, et kui on valikainena ta gümnaasiumis, et see on päris suur risk, et seda ei valitagi ja siis ei saavutame ka seda eesmärki, et noored saaksid tutvuda matikaõppega ja teeksid pärast seda tutvumist teadlikuma valiku edasiõppima minemisel. Kas eelarve esitamisel on vajalik pakkumiste kate või hinnatakse seda kuidagi muul moel? Pakkumiste katet me ei ole nõudnud. Et pigem me hindame seda, et kuivõrd need eelarves toodud summad või siis eelarves toodud on kooskõlas eesmärkide saavutamisega ja ka võib-olla hindame selle pilguga, et kas nad toetavad selle projekti jätkusuutlikkust. Siin on üks küsimus, et kas praeguses taotlusvoorus on ka vaja eelarve esitada? On see kuidagi Ja taotlusvooruti seal on erinev? eelarve jaoks on eraldi tabeli alusfail on olemas. Kas teiste koolide kaasamine on kohustuslik või ei ole kohustuslik? Ühe teise üldhariduskooli kaasamine on kohustuslik. Kuidas seda lõimingut päriselt käsitletakse? Erinevaid lõiminguviise on väga palju ja alates õppesisu lõimingust kuni õpetajate ja ressursside lõiminguni välja. Kuna me siin räägimegi sellest, et igal koolil on võimalik luua läbi selle matikaõppe oma koolile nii-öelda sihuke rätsepülikond või sellele koolile sobiv õppekava osa, siis ka see kool ise näeb ära, mil viisil ta lõimib. Kui me vaatame konkursidokumenti, siis seal on kirjas lõiming kohustuslike õppeainetega ehk tuleks ära näidata vähemalt siis see, mil viisil seda matikaõpet on lõimitud siis näiteks matemaatikaga või kunstiga või tehnoloogiaõppega või siis loodusvaldkonna õppeainetega. Et ta ei oleks selline eraldiseisev tükk, vaid ta oleks osa selle kooli õppekavast. Siin on üks küsimus veel selle hindamismaatriksi ja riskide kohta. Et kas hinnatakse riski tõenäosust või nende maandamist? Mõlemat. Või mõlemaid? Mõlemat. Selles mõttes, et pigem nagu hinnatakse seda, kuivõrd on see läbimõeldud. Et kuivõrd on läbimõeldud üldse see, millised riskid võivad tekkida. Et seal võib olla niimoodi, et mõeldakse väga detailselt, mõeldakse hoopis väga pealiskaudselt, aga just tahaks näha seda mõtlemise sügavust sealt, ootaks seda, et on võib-olla jah, rohkem mõeldud selle peale, et kui midagi juhtub, siis mida me teeme ja ka seda, et kuivõrd tõenäoline, et midagi juhtub. Nulltõenäosusega asju vast ei ole mõtet sinna panna. Aga kuidas selle eelarvega on, et mida selles eelarves siis täpsemalt hinnatakse, et kas seal on mingid võrdlustabelid, on seal mingisugused realistlikkuse kriteeriumid, et kas sa saad selle eelarve kohta ka öelda mõned märksõnad? Mis selle eelarves on vajalik kindlasti ära näidata? No eelarves on ära näidata need kulutused, mida plaanitakse teha selle projekti raames. Et kui seal on mõeldud näiteks mõni seminaripäev, et milline võiks olla see seminaripäeva kulu, et seda me suudame enam-vähem hinnata, et kui palju võiks ühe või teise ruumirent minna või siis ka toitlustamine, et sellised võrdlused on meil olemas. Enam-vähem suudame me hinnata ka töötasu tunde, et mis need võiksid olla. Ja sealjuures, eks seal soetuste asjad, et seal võib-olla me otsime, juurde vaatame.
neid hinnanguid. Kas sellel kaasatud koolil on ka mingid kohustused ja mis kohustused need on, kes ei ole siis see nii-öelda peakool, vaid on partnerkool, et kuidas tema peaks millega tema peaks tegelema? Kaasatud kooli kohta on kirjas, et ta peaks osalema selles väljatöötamisprotsessis ja ka piloteerimise faasis. Ja ütleme niimoodi, et reaalsus on see, et ei pruugi olla niimoodi, et ühes koolis on kõik meeskonnas vajalikud õpetajad kaetud ja siis on võimalik kaasata puuduolev õpetaja sellest nii-öelda partneriks olevast üldhariduskoolist. Ma saan aru, et siin on tegelikult vist mõelda seda, et kas sellel kaasatud koolil on ka kohustus riske hinnata, eelarvet teha või see on ikkagi sellel? See on selle taotluse esitava kooli ülesanne. Aga ta võib hinnata riske, mis on seotud partneriga. Olgu. Kas igast maakonnast valitakse ainult üks partner mõlema kooliastme kohta eraldi või üks partner mõlema kooliastme peale? Ehk siis, et igast maakonnast mitu partnerit ja mille peale? Igast maakonnast üks partner ja kui maakonnast esitatakse mitu taotlust, siis hindamisel osutub valituks see kool, üldhariduskool, kes on saanud hindajatelt kõrgema punktisumma. Kui koolil on mitu õppekohta, kas kaasatud kool võib olla ka sama kooli teine õppekoht? See on nüüd hea küsimus. Seda ma peaksin küsima. Ma äkki võin kommenteerida. Jutta võib kommenteerida. Et tegemist on ühe kooliga, see, et ta paikneb mitmes kohas, siis see ei muuda asjaolu, et tegemist on siiski ühe kooliga ja seda teist õppekohta, seda teist maja ei loeta eraldi kooliks, et kaasata tuleb ikkagist keegi eraldi kool, mitte oma õppekoht. Aitäh, Jutta. Selge. Ja siis on veel üks küsimus eelarve kohta, et kui kool kaasab partneriteks võrgustikuorganisatsioone, aga ka äriettevõtteid, et kas siis nende partneritega seotud kulud on ka abikõlbulikud kulud ja kas neid saab kuidagi panna taotlusesse? See on nüüd hea küsimus. Jutta, oskad sa vastata siin? Ja selles mõttes, et sõltub nendest kuludest, et kui partnerkoolist on näiteks mõni õpetaja, eks ju, kaasatud, ta teeb tegevusi, siis see taotlev kool teeb selle õpetajaga lepingu ja selles mõttes on kõik korrektne. Nüüd äriettevõttest ei ole isegi, kui ta on partner, sealt ei ole varianti võtta otse teenust, et ta teeb mingi, ma ei tea, toote annab teile või mingi teenust osutab. Neid asju tuleb ikkagist hankida, vaatamata sellele, et ta on teil seal võrgustikus partner, et kõik see Euroliidu rahad, avalikud rahad, need käivad läbi hangete ja seal tuleb lähtuda kooli enda või siis KOV-i hanke korrast, et kuidas teil parasjagu on, et selles mõttes seal on need omad piirangud, aga et partner kooli osas, jah, siis on ilmselt see personali kulude osas leping kõige mõistlikum teha. No siin on nagu selline küsimus ka, et mis peaks olema siis nende partnerite kaasamise huvi, kui need kulud ei ole abikõlbulikud? See on eelkõige ju ekspertiis, mis partnerite kaasamise mõte võiks, ütleme ärimaailma kaasamise mõte võiks olla ja kui sealt kaasatakse näiteks mõni, ma ei tea, ühest äriettevõttest, mõni spetsialist, siis temaga on võimalik samamoodi teha see tööleping või töövõtuleping, on ju, et võib-olla on nagu lihtsam, kui mingi näite siia juurde tuua, et Ja, et kui keegi tahab, tõstke julgesti käsi ja võib kohe päris oma häälega ja näoga seda näidet siis jutustada. Aga meil on siin üks küsimus veel, et kui ühest maakonnast on 2 taotlejat ja üks teeb 3. kooliastmele taotluse ja teise 4. ja ainult üks valitakse, et kas siis üks kooliaste jääb katmata või kuidas selle valimisega on? Ühesõnaga, siin on mõeldud seda, et kui üks ja sama kool
kellel on nii 3. kooliaste kui 4. kooliaste, esitab 2 erinevat taotlust. Ei, ma arvan, et üks kool sellest maakonnast esitab 3. kooliastmele ainult ja teine ainult 4. Et me siin ennem rääkisime, et valitakse üks kool, et kas siis... Ja valitaksegi üks kool. Aga kuna meil on üle Eesti ka kattuvus, siis seda kindlasti juhtu, et kõik partnerid üle Eesti oleksid ainult 4. kooliastme omad või kõik partnerid üle Eesti oleksid ainult 3. omad. Et meil juba praegu partnerite seas on nii 3. kui 4. kooli astmega esindatud koole. Et jah, aga kui me räägime ühe maakonna seest, siis tõesti 2 erineva kooliastme puhul hinnatakse taotlust ja rohkem punkte saanud taotlus siis nimetatakse partneriks. Nii, vahepeal on nüüd täpsustatud seda partneri rolli, et kui ta ei ole kool, vaid on mõni eraettevõte, et näiteks erialaliit tuleb ja korraldab koolis valdkondlikke tegevuspäevi või projektipäevi. Et kas siis selleks peab tegema hanke, sest neid erialaliite võib ju olla erinevaid. Ja kui ta tuleb korraldama selles mõttes, et siis korraldada võib seda sündmust 1, 2 või 3, on ju. Et üldiselt kool ju korraldab ja kutsub sinna endale esinejad, et siis tema ei korralda ei kohvipausi see erialaliit sinna ega ka võib-olla mingeid, ma ei tea, mis täpseid tegevusi ta seal teeb. Siin ei ole kindlasti kuidagi nagu mõte olnud, et erialaliidu inimesed peaksid tasuta tegema või et nad peaksid kõik oma kuludega katsma, aga põhikulud on ju koolidel, eks ju, ja siis tõesti see erialaliit või äriettevõte, ta tuleb pigem oma ekspertiisiga ja et seda kulu on lektori kulu näiteks või töötubade läbiviimist, et seda kulu on võimalik katta ja neid on võimalik ka hankida sageli, et selles mõttes kuidagi need reeglid, rahastusreeglid ei ole tehtud kellegi kiusamiseks, aga avaliku raha ja euroraha kasutamisel on omad reeglid ja kõigi nende partneritega, kes siis partneriks määratakse või valitakse, siis need kulud käiakse kõik detailselt läbi ja samasugused reeglid on nii ülikoolidega kui kutsekoolidele, eks ju, kes sarnase meetme raames toimetavad, et need on ei sõltu kuidagi HTM-i või Harno soovidest, et need on üldised reeglid ja nende sees me peame toimetama. Selge. Meil on nüüd siin chatis küsimused läbi, et kas keegi tahaks veel midagi küsida, et palun andke käega märku, kui on mingi muu küsimus veel, mida me ei ole vastanud. Kas taotlejal ma pole on kindel, kas inimesed saavad märku anda üldse käega, kui neil on ka kõik välja lülitatud. Võib-olla saavad. Nad peaksid saama käega kindlasti märku anda. Okay, siis on ja. Kas taotlejal on õigus sõlmida partneri esindajaga otselepinguid ja samal ajal partnerlussuhe säilib? Näiteks on ettevõte, kes pakub mingisuguseid konkreetseid õpitegevusi, aga koolil on võimalik teda kaasata näiteks õpetajana või eksperdina ja siis on olemas ka seos partneriga. Mulle tundub, et äkki Rasmus, kui sulle sobib, siis ma võib-olla paneksin sulle mikrofoni ja kaamera ja sa saaksid ikkagi selgitada. Võib-olla natuke täpsemalt. Ma kohe otsin üles, kus sa oled. Nii, nüüd sa peaksid saama panna pildi ja kaamera ja päriselt vestelda meiega. Suurepärane, tervist. Selline stsenaarium. Näiteks on taotleja partneriks mittetulundusühing, kellel on olemas mingisugused ressursid, näiteks õppevahendid. Ilmselgelt taotlejale on mõtet neid õppevahendeid soetama hakata, sest see on topeltkulu. Ja taotleja esindaja on ise näiteks õpetaja profiiliga. Kas siis koolil on õigus sõlmida selle taotleja esindajaga isikuga otse näiteks töövõtuleping või tööleping tundide läbiviimiseks piloteerimise faasis ja kasutada neid õppevahendeid partnerluse raames ilma kuluta. Ehk siis näiteks taotleja MTÜ ütleb, et raha me vahendite eest ei taha, aga me tahame, et meie esindaja
õpetaja saab oma töö eest tasu. Ehk siis kas siis see partnerlussuhe ka säilib või siis see partnerlussuhe kaob sealt tagant ära, öeldakse, et sorry, aga teil ei ole partneriga mitte mingit seost ja teil ei ole seda partnerit tegelikkuses. Saite mu mõttest aru? Ja seal on selles mõttes, et kui sõlmitakse siis selle partneri esindajaga leping, siis sõlmitakse tema kui eraisikuga leping, eks ju. Just, et mitte selle MTÜ esindajana. Just, aga tal on seos selle MTÜ-ga olemas ju, ega see kuulub era ka. Ja inimese või Eesti väike, et siin on kõik lõpuks seotud, aga kui temaga tehakse siis kas see tööleping või võistleping, siis see tehakse konkreetse ülesande tegemiseks, on ju, mis iganes selle projekti jaoks siis vaja, kas ta korraldab mingit seminari või arendab õppekava või mis iganes, on ju. Et ta teeb ikkagi, et seda saab teha, seal ei ole nagu probleemi, et kuigi jälle vaatame, tuleb koolide hankekordasid vaadata, et ka võistleping läheb igal juhul hanke alla, on ju. Et tööleping on meeldame töölepingulist suhet. Just, töölepinguga ei ole probleemi. Nii, üks küsimus veel eelarve kohta, et kuivõrd täpne peab eelarve olema, kui arvestada, et hinnad pole paigas või võivad muutuda ja aastate jooksul muutuvadki. Et kui kinni on see algne eelarve kirjutatud ja kui pika perioodi jooksul? Kelle vastad sa või vastan ma? Vasta sa. Okay. Et selles mõttes maksimumsumma, eks ju, perioodi peale on ette antud, et sellest ei saa üle minna, aga selle perioodi jooksul siis te ise lööte praegu, kui te seda taotlust teete, lööte selle eelarve lahti, jaotate aastate vahel laias laastus ära ja me selles mõttes oleme ju ka, saame aru, et ei ole praegu ette võimalik näha detailselt sendi pealt siin ülejärgmise aasta või isegi järgmise aasta kulusid ja see on okei, et see on pigem selline, et aru saada, et kuidas te olete oma tegevust kavandatud ja nagunii edaspidi see on selline nagu pikaajaline plaan, kuhu te liikuma hakkate, aga edaspidi on vaja teha aastased tegevuskavad nii ehk naa teil selle suure raami sees ja seal juba saab konkreetsemalt siis ka eelarve lahti kirjutada, et ei pea nagu ette muretsema, et tõesti, et ma ei tea, mis 28. aastal kohvipausi hind on või mingi seadme hind või töötasu, aga laias laastus te peate ta ära siiski planeerima, aga me mõistame ju, et see ei ole lõpuks detailne ja täpne niimoodi. Nii, ma saan aru, et siin on küsimus ka, et sa Juta rääkisid ka, et aasta eelarve peab siis olema paigas, on ju, et siin on selle aasta kohta küsimus, aastane tegevuskava. Ja see tuleb nüüd alles siis, kui on need partnerid välja valitud, ära kinnitatud, et siis nendel tuleb teha need aastased tegevuskavad. Et praegu te sellepärast nagu muretsema ei pea, praegu teete selle kogu taotluse, eks ju, et kuidas te tervet seda projekti näete, aga edasi läheb ja sammhaaval ja siis see sammhaaval minek, see aastane kava on detailne, Nii, nüüd on taas selline olukord ka, et projektiperioodi lõpp on august aastal 2028. Nüüd on taas selline olukord, et kõik chati küsimused on tehtud. Kas keegi sooviks veel küsida midagi? Anda käega märku või kirjutada chati? Või me oleme praegu need küsimused ammendanud ja midagi täiendavat ei ole juurde tulnud? Tundub, et ei ole. Aga sellisel juhul aitäh kõigile. Me lõpetame salvestamise. Helle, kas sa soovid öelda midagi lõpetuseks?